Ja nüüd on külalisõpilaste kord. Idee kohaselt on külalisõpilasteks mõeldud lapsevanemad, kelle lastest said nüüd just õpetajad. Külalisõpilasteks sobivad ka teised täiskasvanud, näiteks sama kooli või lasteaia teised õpetajad, võib-olla hoopis varasemad õpetajad, võib-olla hoopis mõne teise kooli või lasteaia õpetajad tulevad külla külalisõpilasteks ja vastupidi. Oluline on see, et külalisõpilane oleks vanem kui tema õpetaja. Ägedaks teeb kogemuse just see, kui külalisõpilase koolikogemusest on juba aastaid või aastakümneid möödas. Külalisõpilased, teis võivad kerkida esile enda kooliaegsed mälestused. Võib juhtuda, et te tahate hirmsasti võtta mõnda rolli, kas siis kõiketeadja õpilase rolli või siis õpilase rolli, kes mitte millestki aru ei saa. Pange tähele, kui see tekib ja tooge end teadlikult heatahtliku uudishimuliku õpilase rolli tagasi. Külalisõpilasel on 3 ülesannet. Seosta käsitletavat teemat enda praeguse igapäevaeluga, küsi vajadusel selgitusi ja täpsustusi ja tunnista, kui sa tegelikult ka ei tea, ei mäleta või aru ei saanud. Te olete kõik selles kogemuses üheskoos. See on võimalus avastada enda ja enda, võib öelda, et uute kolleegide kohta midagi täiesti uut. Pea peale pööratud klassiruum on selleks ideaalne eksperiment. Mõnusat õppimist!